tere tulemast minu kanalile Kaardisõnumid hingele. Siit tuleb lõvi tähtkuju kaardisõnumid aastaks 2026. Vaatame, mida need minu kaardid räägivad selleks tulihobuse aastaks. Ja võta seda kui sellist meelelahutust, et ära võta seda kui puhast tõde või puhast kulda ja see on selline kollektiivne lugemine. Kõik ei saa siin sinuga resoneeruda. Ja üldse oled sina ise enda elu looja, sina ise lood enda elu iga päev, enda mõtete, enda tunnete, enda käitumismustritega ja enda valikutega. Aga hakkame siis vaatama, ma häälestusin ja ladusin need kaardid siia juba välja ja lõpus on mul ka selline väikene mäng, kus sa saad enda peas siis mõelda ühe küsimuse ja küsida ühe küsimuse. Et selline tore meelelahutuslik väikene mäng on lõpus. Aga hakkame siit otsast vaatama, mida see tulihobuse aasta siis lõvile võib tuua. Ja esimene kaart kohe on narrikaart ja see on selline uued algused ja värske energia. Ja see tulihobuse aasta soosib ka väga selliseid uusi alguseid ja sellist julgust ja riski võtmist ja sellest see kaart ka räägib. Et väga paljud lõvid sellel aastal alustavad millegi uuega ja see uus on selline natukene nagu isegi võiks öelda, et hirmutav ja võib tunduda, et kohati natukene ka riskantne. Aga nagu ma ütlesin, siis see tulihobuse aasta seda väga soosib. See on selline nagu hüpe tundmatusse. Ja ära siis lõvi lase end hirmudel tagasi hoida. Usalda elu, et see uus uks avaneb sulle siis, kui sa usaldad. Ja müntide 7, see on selline kannatlikkuse kaart ja mul on tunne, et sellel aastal lõvi vajabki sellist nagu kannatlikkust ja et kõik ei saa nagu, kuidas ma siis ütlen, kõik ei saa nagu üleöö juhtuda, et sa pead olema selline kannatlik. Ja nagu siin selle kaardi peale on kujutatud ka, et see mees on siin nagu justkui pannud mingisugused seemned mulda kasvama ja sellest kasvab siin nagu selline väikene puu. Et siis siin ongi sõnum ka lõvile selleks aastaks, et kui sa paned nagu midagi kasvama, siis ole kannatlik ja oota seda tulemust ja hoolitse ka muidugi, on ju taime eest tuleb ka hoolitseda, et ole selline järjekindel ja et kui sa millegiga alustad, siis ära jäta seda pooleli. Et selline aeg, anna nagu aega ja anna enda hoolt ja järjekindlust nendele asjadele, millega sa elus tegeled. Ja ole nagu tähelepanelik ka, et kuhu sa oma energiat panustad. Et kas sa annad enda energiat enda elus siis nendele asjadele, mis sulle ka nagu energiat tagasi annavad. Ja karikates 7 tuli siin välja, mis on selline valikute kaart, et sellel aastal võib tulla lõvidel väga palju valikuid ja see kaart ka natukene hoiatab, et kõik ei ole kuld, mis hiilgab. Et võib nagu tulla, nagu ma ütlesin, hästi palju võimalusi ja valikuid lõvi ellu. Aga ole nagu ettevaatlik, et kõik ei ole nagu päris see, kuidas see sulle võib-olla nagu alguses paistab, et see kaart nagu hoiatab selliste illusioonide eest. Et enne kui sa otsustad, siis kaalu nagu väga põhjalikult ja uuri, enne kui sa teed otsuseid, valikuid oma elus.
ja vaata nagu asju nii, nagu nad on, et ära loo endale selliseid õhulosse või illusioone. Ja siis siin tuli müntide äss, mis on väga hea ka uute alguste kaart ja uued algused materiaalses mõttes, rahalises mõttes. Väga paljud lõvid võivad alustada uue tööga, uute projektidega. Väga paljud lõvid võivad midagi rahaliselt saavutada, mis toovad nagu turvatunnet. Mul on tunne, et tuli siin alguses see müntide 7, et see uus algus, mis te siin sellel aastal alustate, selle seemne, mis te mulda panete, see võib tuua tulevikus, et see võib nagu kasvada millekski püsivaks, et sellel on potentsiaali tuua sellist stabiilsust ja turvatunnet ja materiaalset sellist kindlustunnet ja sellist rahalist turvatunnet. Et midagi sellist väga konkreetset nagu tahab tulla siin lõvi ellu, mis toob sellist materiaalsust. Ja siin ongi ka kohe kõrval on maailmakaart ja see maailm tähistabki sellist ka rahulolu ja sellist saavutamist ja edu. Mingisuguse eesmärgi saavutamine. Tõotab tulla väga hea aasta lõvidel, aga nagu ma olen ka lugenud, siis pidavadki tulema see tulihobuse aasta väga hea tulemärkidel ja lõvi on ju üks tulemärkidest. Ja see maailmakaart on ka välismaakaart, väga paljud lõvid võivad minna välismaale tööle ja ka elama. Ja ma tegin ka oma kanalil lugemise, et mida toob aasta 2026 kollektiivselt ja seal tuli välja ka, et kollektiivselt, et väga paljud inimesed lahkuvad siit sellest riigist ja kusjuures mitmel tähemärgil on tulnud ka neid kaarte, mis viitavad sellele, et paljud lahkuvadki siit välismaale. Ja ma võin etteruttavalt öelda, et siin teisel real ongi seesama kaart ka mõõkade kuus, mis tähistabki sellist lahkumist, üle vee minemist. Et jah, paljud lõvid lähevad ära siit laia maailma, kuhu iganes. Ja see tulihobuse aasta ka soosib seda väga tugevalt. Maailm on valla. Ja võib tulla ka seoses välismaaga uusi pakkumisi, tööalaselt projekte välismaaga, midagi sellist. Ja teine rida müntide poiss on selline õppimise kaart, et paljud lõvid astuvad sellisse uude algusesse, kus nad hakkavad nagu midagi uut õppima. Paljud võivad minna kooli uuesti, mingisugused kursused, oskuste arendamine, sellised väiksed nagu sammud, õppimine ja pühendumine. Et see aasta nagu soosib ka seda lõvil õppimist. Ükskõik, mis see siis on, mis sind huvitab. Selline õppimine ja ka eneseareng on väga soositud sellel aastal. Ja väga ilus kaart on siin karikate 2, see on selline armastuse kaart, selline vastastikune ühendus. Väga paljudel lõvidel tulevad uued suhted ja kes juba on suhtes, siis need suhted tugevnevad. Tekib selline tasakaal suhetes, selline võrdsus ja austus, teineteise austamine. Ja see on selline ka hingesugulaste või hingepartnerite kaart, et ka sellised
mitte romantilises mõttes suhted, vaid ka tööalased suhted tõotavad tulla siin lõvidele sellised väga tähenduslikud ja sügavad ja sellised nagu sellised hingelised ühendused ja hingelised suhted, et väga paljud lõvid võivad leida ka endale sellise sõbra, kes on justkui nagu hingekaaslane, kellega sa tunned, et sa oled justkui nagu varem olnud või tead teda nagu varasematest eludest, et tunned nagu sellist seletamatut nagu sidet selle inimesega. See on väga ilus kaart. Ja mõõkade kuus, nagu ma ütlesin, see räägibki sellest, et väga paljud lõvid lahkuvad välismaale. Ja see ongi selline nagu edasiliikumine, mitte põgenemine. Ja see on ka nagu tervenemise kaart, et paljud lõvid tahavadki nagu jätta maha selle vana ka nagu vaimselt ja emotsionaalselt, et väga paljud tahavad nagu elus edasi liikuda ja tahavad sellist kergust ja rõõmu. Ja vahel ongi selleks vaja jätta maha see keskkond, mis sind enam ei toeta, ja sellest see kaart räägib ka. Ja see tulihobuse, see tulihobuse aasta väga soosib ka seda. Et tuli alguses ka see narri kaart, et see justkui hüpe tundmatusse on ju. Et see aasta soosib seda äraminemist, keskkonnavahetust. Kui sa oled mõelnud siin kolimise peale, siis see aasta on väga hea aeg selleks. Ja jah, nagu ma ütlesin, see on selline ka tervenemise kaart, et kuna siin kõrvale tuli see karikate 2, see suhete kaart, siis mul on tunne, et väga paljud siin sellel aastal nagu tervendavad enda suhtemustreid ja liiguvad nagu suhetes edasi ja jätavad maha need sellised pinged ja vanad traumad ja egod. Et toimub selline tervenemine. Ja mõõkade 4 tuli siin, mis on nagu selline puhkuse ja taastumise kaart. Aasta jooksul lõvi võib tunda siin, et tal on vaja sellist puhkust ja taastumist. Et see aasta võib tulla siin väga selline intensiivne, väga palju muutusi elus lõvidel. Ja mul on tunne, et siis mingi aeg ongi lõvil vaja nagu oma jõudu taastada. Et minna edasi. Et puhkus ja taastumine on märksõnad. Ja selline üksi olemine ja vaikuses olemine ja mediteerimine samuti on olulised. Ja siis väga huvitav, siin lõppu tuli saatuse ratas. See on üks väga selliseid, üks huvitavamaid kaarte tarapakis. See on selline nagu pöördeline, karmiline pööre. Paljudel lõvidel võib siin toimuda sellel tulihobuse aastal selliseid ootamatuid pöördeid elus, muutusi. Ja tuli ju ka see narri kaart, et need 2 kaarti koos annavad nagu sellise sõnumi, et asjad hakkavad liikuma ja hakkavad liikuma väga järsku ja väga kiirelt, et lõvi, ole siis valmis selleks pöördeliseks aastaks. Ja mul on tunne, et see aasta, see pööre on hea. See on väga, väga hea pööre, mis tuleb. Ja see kaart annab ka sõnumi, et lõvi sellel aastal on nagu
õigel ajal õiges kohas. Et ole siis valmis, Lõvi, nendeks muutusteks. Aga ma lubasin teha ühe mängu. Mul on siin ühed sellised toredad kaardid, mis on selliste sõnumitega, kus on sellised aja nagu vastused, et mõtle ühele küsimusele ja see küsimus peab siis olema seotud ajaga, et näiteks mõtle, et sa tahad teada, millal midagi juhtub või millal miski asi aset leiab. Ma segan neid kaarte siin ja vaatame, mis sõnum siit välja tuleb. See on selline meelelahutuslik mäng, et ära võta seda tõsiselt. Nii. Vahel on nii, et segad ja siis, tuli, et segad ja siis tükk aega ei taha kaart tulla, aga vahel tuleb kohe. Aga tuli siit vastus järgmine kevad. Et siis mul ongi tunne, et see küsimus, mis sa siin küsisid, on seotud siis 2026 kevadega, et midagi olulist võib aset leida, toimuda, juhtuda see 2026 kevad. Ja siin on ka 11. Ma ei tea, see number 11 siis kas 11. kuupäev äkki siis jäta endale meelde, on sinu jaoks oluline sellel aastal. Aga nagu ma ütlesin, et see on selline meelelahutuslik mäng, et ära võtta seda tõsiselt. Vot nii, aga Lõvi, siin olid siis sõnumid sulle selleks tulihobuse aastaks ja kui need sõnumid sind kõnetasid, vajuta pöidlanuppu ja kutsun sind ka enda kanalit jälgima, vajuta selleks kellukese nuppu. Aga mina soovin sulle imeilusat tulihobuse aastat.